Tere! Vaatate arhitektuurisaadet Majad ajas. Täna räägime paksust Margaretast, sellest, miks ta siin on, milline ta oli ja mis temast saama hakkab. Ta on, eks ole, siis linna omaaegse kaitsesüsteemi osa. Ta on arhitektuuriliselt väga põnev, sellepärast et ta on ehitatud 16. sajandil, kui oli just see väga suur üleminek ühelt kaitsesüsteemilt teisele, ehk siis, et kui varem oli linna kaitsti vertikaalkaitse põhimõtetest lähtuvalt, mis tähendab seda, et vaenlasele tuleb, eks ole, nii-öelda üle müüri ronimine võimalikult raskeks teha. Ja sellise näited on kas või näiteks tornide väljaku tornid, pikad, kõrged, saledad, võimaldavad tulistada siis pikki müüri, tõrjuda vaenlasi. Siis hakkasid toimuma muutused peamiselt tänu sellele, et tulid võimsamad suurtükid kasutusele ja leiti, et palju mõistlikum on hoida vaenlased üldse linnast eemal. Ja kuna sadam Tallinna jaoks oli sõna otseses mõttes elulise tähtsusega, siis sadama kaitseks ehitati toonases mõistes väga suur ja väga võimas suurtükitorn. Ja tänapäeval on tegelikult ju niimoodi, et kui vaadata Tallinna väravaid, siis huvitav on see, et säilinud on valdavalt eesväravasüsteemid. Kas või Viru tänaval säilinud väravatornid kuuluvad ju tegelikult üldse mitte nii-öelda peavärava süsteemi juurde, vaid kuuluvad eesvärava süsteemi juurde ja Paks Margareta ja kõrval siis see väike Läänetorn on samuti suure rannavärava eesvärav. Peavärava torn on ju hävinud. Mis nüüd Paksu Margareta asendisse puutub, siis ta sadama kaitselt oli äärmiselt õiges kohas või ainuvõimalikus kohas. Tänapäeval see tundub võib-olla natuke imelik, kui me vaatame, et sadamani on kuskil 500-600 meetrit, rohkemgi. Aga kui torn valmis 16. sajandil, siis on ka vanad gravüürid, mis näitavad, kuidas sisuliselt mündrikupaadid seisid peaaegu otse siin rannavärava all ja on ka teateid selle kohta, kuidas siis tormilaine loksus vastu torni. Ja see sadama kaitse funktsioon tingis siis ka torni kuju, mis tähendab seda, et ta peab vastu pidama lähedalt tulevale suurtükitulele, mis tähendab, et müürid on väga-väga paksud ja ta peab oma suurtükkidega hoidma tule all kogu sadamat ja sadama ümbritsevat tala, aga ta ei peagi olema väga kõrge, sellepärast et sadamaala on väga kindel ja selgelt piiritletud ja kui tornil on 4-5 korrust, siis sellest täiesti piisab. Nii et selles mõttes näiteks Paks Margareta erineb oluliselt linna teises otsas vastu Tõnismäge olevast Kikendikökist, kus just oluline oli kõrgus, et saavutada võimalikult suur tulekate. Nii et see tingis sellise torni kuju, mida tegelikult väga palju ei ole. Ei olnudki tollel ajal ja ei ole ka säilinud. Nii et üsna unikaalne ehitis selles mõttes. Kui palju ta ise kannatada sai? Ta Liivi sõjas osales ja osaliselt on need sõjajäljed välismüüril näha. Et müür ei ole, kui väljast vaadata, ei ole selline ilus ja sile, vaid ta on suhteliselt krobeline ja osalt on see tingitud just nimelt sellest, et torn oli tule all. Aga ta pidas vastu. Nii et kui Kikendiköki kohta öeldakse seda, et seal oli selline auk sees, et oleks võimalik olnud härjavankriga läbi sõita, siis sellist asja Paksu Margaretaga ei juhtunud teadaolevalt ja tornimüürid püsisid kogu aeg tervena. Aga kui me arvestame seda, et kas või siin meie kõrval on üle 5 meetri puhast paekivi, siis sellest ikkagi läbi tulla on üsna keeruline. Nüüd üsna loogiline ju siis tundub, kuna ta sadama ääres oli meri siin samas, et meremuuseum oli see, kes Paksu Margaretasse sisse kolis. Millal see juhtus? Hakatuseks muuseum oli siin juba varem. Siin tegutses Tallinna linnamuuseum ja oli ju periood, kus meremuuseum tegutses Tallinna linnamuuseumi koosseisus
ja hiljem, kui siis Meremuuseum jälle iseseisvaks asutuseks sai, siis tegutses siin mitte nüüd tornis, sest torn oli tühi, ta põles ju tühjaks 1917 ja ta oli selline suur kivist katel, aga torni külge on ehitatud omaaegne vangla kontorihoone ja muuseum tegutses seal. Ja torn ise sai päriselt nii-öelda muuseumi omaks või osaks ja ta hakkas ja siin hakkas olema ekspositsioon ikkagi Moskva olümpiamängude ajal, kui suured olümpiaehitused lahti läksid Tallinnas ja leiti ka need võimalused teha see torn seest korda just nimelt Meremuuseumi ekspositsiooni jaoks. Miks oli vajalik Paksus Margareetas midagi ümber teha ja mis siia tuleb? Iga asi vananeb ja iga näitus, mis tehakse, ka eks ole, muuseumi püsinäitus on ikka oma aja laps. Ta kannab neid sõnumeid, mida tema valmimise ajal tahetakse rääkida ja edasi anda ja ta baseerub alati olemasoleval infol. Seda infot ajaloo kohta on juurde tulnud ja me tänapäeval räägime ajaloost võib-olla natuke teistmoodi, kui räägiti 80-ndate alguses. Ja veel enam me tahame rõhutada teisi aspekte merendusajaloost. Me tahame ikkagi rõhutada seda, et kuidas liigub kaup mööda merd, mis rolli on meri mänginud majanduses, mis rolli on meri mänginud ühiskonna kujundamises. Me üritame palju rohkem seda edasi anda, nii et me tahame uue näituse ikkagi teha laevade keskse, inimeste keskse ja mere keskse. 3 suurt nimetajat. Ja mis siia tuleb? Ülevaade Eesti merendusajaloost, aga me alustame ikkagi, kuna me oleme Tallinnas, vanas kaubalinnas, siis me tegelikult me ei alusta mitte niivõrd kuskilt kiviajast esimestest inimestest, kes võisid vee peale minna. Me alustame keskaja kaubandusest ja selle illustreerimiseks on meil ikkagi maailma mõistes unikaalne leid, ehk siis Kadriorust leitud keskaegne kaubalaev, mille me paneme välja uude näituse saali. Seda saali ei ole veel olemas, see ehitatakse siis Meremuuseumi sisehoovi kohale. Ja see on äärmiselt unikaalne leid, sest nii hästi säilinud, nii vanu laev on ülivähe. See laev ise ja tema leiumaterjal võimaldavad siis ära rääkida keskaegse kaubanduse loo, aga ka keskaegse laevaehituse ja meresõidu loo. Kes võisid olla need inimesed, kes sellistel laevadel sõitsid, mida nad seal tegid, kuidas nad riides käisid, mis olid need ohud, mida tuli silmas pidada, mis olid need kaubad, mida veeti, kes olid need kaupmehed, kes selliseid laevu kauba vedamiseks kasutasid. Kogu see suur raamistik sinna ümber ja lõppeks, eks ole, just tollal hakkas Tallinna kujunemine selliseks, nagu ta tänapäeval on. Ja siis me ju edasi lähme, me ise nii-öelda töönimedena teeme vahet, et meil on kogehall ehk siis keskaegse kaubalaeva ruum, meil on purjelaevanduse näitus, mis hakkab olema teisel korrusel kõrgemal. Meil on ülevaade aurulaevadest ja lõpuks me lõpetame siis mootorlaevadega ja üsna moodsa ajaga. Ja mõte on illustreerida just seda üleminekut, kus muutused laevaehituses, kaupades, laeva juhtimises, laevade jõuseadmetes. Et anda selline ilus lugu läbi aja kuni tänapäevani välja. Tammsaare pargi renoveerimine on jõudnud sellesse faasi, et esimene etapp, turuväljak, on avatud. Tulevad veel teised osad ja maastikuarhitektid räägivad, kuidas töö on kulgenud.
kõigepealt oli ideekonkurss 2012. aastal ja siis selle võitis Kadarik Tüür arhitektid ja siis 2015. aastal hakkas siis pargi projekteerimisprotsess ja see park on ajalooliselt väga mitmekihiline, väga keeruka ajalooga, et siin on toimunud nii positiivseid sündmusi ajaloos kui ka negatiivseid sündmusi ja meie siis eesmärk oligi need erinevad ajalooperioodid mingil määral lepitada, mingil määral nad kokku tuua ja leida siis neid ühendavad lülid. Tavaliselt arhitektid ja maastikuarhitektid töötavad ikkagi koos ja ka selles projektis oli kaasatud väga palju erinevaid spetsialiste, lisaks arhitektidele, maastikuarhitektidele olid siin ka teeinsenerid, kommunikatsioonidega tegelesid veel eraldi insenerid ja väga olulised olid ka siinse pargi väikevormid, mille siis lahendas disainer veel eraldi. Me esimeses etapis analüüsisime maastikku ja kui rääkida sellest Uue Turu platsist Estonia taga, siis sealne maastik oli küllaltki killustatud. Seal oli selline süvend, kus oli päris raske liikuda ja seetõttu me otsustasime ka, et tekitada sinna selline hubane linnaväljak, mis oleks ühtepidi Pärnu maanteest eraldatud ja siis kavandasime sinna väljaku perimeetrile bosketid, Pärna bosketid, kahekordsed, mis loovad siis sellise rahulikuma miljöö ja võimaldavad linnamelust eralduda ja istuda. Need bosketi pärnad on Pallida vormid, mis on siis pügatud ja neid võib näiteks näha ka Kadrioru pargis. Ja me kujundasime selle lahenduse niimoodi, et Pärna ülemine osa oleks siis Estonia hoone karniisi kõrguselt ja alt oleks võimalik läbi liikuda ja läbi jalutada. Et see oksteta ruumi kõrgus on 3 meetrit, et sealt saab rahulikult tulla ka platsile. Pargi struktuur ongi lahendatud niimoodi, et erinevad pargi osad on mõeldud erinevat tüüpi tegevuste jaoks, et Uue Turu plats on saanud tagasi siis oma ajaloolise idee, seal saab korraldada ka ajutisi laatasid, turgusid, samuti vaiksemaid üritusi, kuna ta on Estoniale nii lähedal. Seevastu Tammsaare pargi keskosast, see oli juba konkursi tingimustes algne nõue, et kõik kärarikkad ja erinevad sellised üritused, rahvakogunemised sellest eemal hoida. Et selleks ongi siis mõeldud kas siis Uue Turu plats või järgmises etapis rajatav Viru keskuse kõrval olev väljak, kuhu tuleb ka lava ja kus saab korraldada siis selliseid kontserte ja kärarikkamaid sündmusi. Tammsaare pargi taastamisel oligi üks oluline lähtekoht see, et taastada siin 1950-ndatel koostatud algne värvi ja vormikompositsioon. Oleme püüdnud taimmaterjali valikul lähtuda siis pargi algsest ideest 1947. kuni 50. aastani rajati siis siia 6. oktoobri park, mis oli siis esimene suurem pargiprojekt
siia alale ja arhitektiks oli Harald Heinsaar ja palju puid siis kohaliku pärimuse järgi on pärit legendaarse linnaaedniku Hans Lepa puukoolist. Ja see park oli komponeeritud niimoodi, et see oleks vaadeldav erinevatel aastaaegadel, suvi otsa midagi õitseks ja et oleks alati mingisugused erinevad värvikombinatsioonid, mis esile teistest tõuseksid. Et sama põhimõtet oleme ka meie üritanud järgida, et igal hetkel siis vegetatsiooniperioodi jooksul on erinevad fookuspunktid, mis esile tõusevad. Väga oluline on ka olemasolevate puude säilitamine ja mitte üksnes säilitamine, vaid kuna tegemist on looduskaitsealuse pargiga, siis oli väga oluline siin ka parandada olemasolevate puude kasvutingimusi. Kui me alustasime selle pargi projektiga ja tegime analüüsi ja jalutasime siin koha peal, siis väga paljud puud kasvasid asfalti sees väga väikselt hoitepinnal ja üks olulisi eesmärke oligi parandada nende kasvutingimusi. Siin vahetati ära nende kasvumuld, kõikidele puudele pandi juurekaitserestid, et väga oluline oli siin neid vanu puid säilitada. Ja pargi struktuuris on ka väga palju erinevaid õitsvaid puid, nii õunapuid, erinevaid viljapuid kui ka erineva vormiga ja värvidega puid, et siin on punaselehelist vahert, elei õunapuud, mis on punaste lehtedega ja roosade õitega, leinavormid, saare leinavorm ja vihmavarju jalakas, et kõiki neid puid peeti väga oluliseks ja üritati taastada siis seda sama vana värvide kompositsiooni. Siin Uue Turu paviljoni kohal oli üks paju, hõbepaju, mis tuli kahjuks likvideerida, kuna ta oli muutunud juba ohtlikuks. Ja siis, et see hõbedane värv siit ära ei kaoks, et siis me panime siiski siia, asendasime selle paju ja panime ühe uue paju asemele. Platsid jäävad alles ja parki hakkab haldama Kadrioru park. Et Kadrioru park hakkab siis tegelema nii pargi hooldusega, siia tulevad ka pargivahid ja ühtlasi hakkab ka kureerima pargis toimuvaid üritusi ja sündmusi, et park saab ka endale loodetavasti oma kuraatori. Ja mis on veel taimevaliku suhtes oluline on see, et praegu see park ikkagi ei ole veel päris valmis, et meil on planeeritud ka Tallinna erinevatelt haljasaladelt koguda siin haruldaseks muutuvaid põõsaste erinevaid sorte, liike ja neid paljundada ja lähima 50 aasta perspektiivis hakata ka neid siia juurde istutama, et siin on jäetud spetsiaalsed tühjad kohad selleks. Ja tulevad siis erinevad haruldaseks muutunud ebajaspiinid, viirpuud ja kuslapuud ja lisaks on paljundatud ühte kastanit, mis oli haruldane kastani vorm, mis oli muutunud ka murdumisohtlikuks, et sellelt on nüüd võetud paljundusmaterjal, Kadrioru park seda paljundab ja ka see puu tuleb siia parki tagasi. Siin alguses oli park selline, et siit liiguti hästi palju läbi, aga ei olnud selliseid olemise kohti. Siis nüüd tegelikult me üritasime seda pargi struktuuri väärtustada ja säilitada, kuna kõik need käigusuunad on tänaseks ennast õigustanud, kuid planeerisime siia uued hekid, et tekitada veidikene eraldatust ja võimalust muruplatsidel pikniku pidada ja veidi vaiksemalt istuda, kes soovib. Pargi rajamisel on tegelikult mitu etappi, et kui Uue Turu plats rajati esimesena, nüüd järgmisena peaks kohe varsti valmis saama pargi keskosa, siis kolmas etapp on tegelikult see Viru keskuse äärne ala, mis ilmselt rajatakse koos Peatänava projektiga. Et Tallinnasse planeeritakse ka uut Peatänavat, mis on siis lõik Narva maanteel ja Pärnu maanteel Pronksi tänavast kuni Vabaduse platsini. Et just Peatänavaga oleks Tammsaare park hästi seotud, siis see Viru keskuse poolne osa jäeti Peatänava projekti valmimise ajaks.
Selline oli saade, kus rääkisime nii Paksust Margareetast kui Tammsaare pargist. Kui kõik endiselt hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast. Ilusat nädalavahetust!